Tere! Minu nimi on Jaanus ning siin me räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Kas sa oled kunagi pärast mõnda vestlust mitu tundi mõelnud? Miks ma seda ütlesin? Kas ta mõtles seda tõsiselt? Äkki jätsin ma halva mulje? Või oled õhtul voodis ja tunned, et just siis otsustab sinu aju hakata lahendama kõiki maailma probleeme? Kui jah, siis sa ei ole üksi. Täna räägime sellest, miks me üle mõtleme, miks meie aju seda teeb ja kuidas aru saada, millal mõtlemine tegelikult enam ei aita. Kõigepealt üks oluline asi, mõtlemine ise ei ole probleem. Tegelikult aitab mõtlemine meil probleeme lahendada, otsuseid teha ja tulevikuks valmistuda. Probleem tekib siis, kui mõtted hakkavad ringi käima nagu katkine plaat. Psühholoogias kasutatakse selle kohta mõnikord sõna rumineerimine. See tähendab, et inimene mõtleb sama asja üle ikka ja jälle, kuid ei jõua tegelikult lahendusteni. Näiteks, kui sul on homme kontrolltöö ja sa mõtled läbi, mida peaksid veel õppima, siis see on kasulik mõtlemine. Kui aga sa veedad järgmise tunni mõeldes, kui halvasti kõik võib minna, kuid ei ava kordagi õppematerjale, siis ei ole see enam probleemi lahendamine. Võib tunduda kummaline, aga tegelikult ei püüa sinu aju sind piinata. Ta püüab sind kaitsta. Inimese aju on arenenud keskkonnas, kus võimalike ohtude märkamine oli ellujäämiseks vajalik. Kui meie esivanem kuulis metsast kahtlast heli, oli targem eeldada, et tegemist võib olla ohuga. See aitas ellu jääda. Tänapäeval on vähe tõenäoline, et pead kiskjate eest põgenema, kuid aju töötab endiselt sarnasel põhimõttel. Ta püüab ennustada, mis võib valesti minna. Ta püüab leida võimalikke probleeme enne, kui need juhtuvad. Psühholoogias nimetatakse seda mõnikord negatiivsuse kallatuseks. See tähendab, et aju reageerib võimalikele ohtudele tugevamalt kui võimalikele headele sündmustele. Ja just selle tõttu jääb üks kriitiline kommentaar sageli paremini meelde kui 10 komplimenti. Ülemõtlemine muutub probleemiks siis, kui hakkame uskuma, et piisavalt mõeldes leiame lõpuks täieliku kindluse. Elus ei ole täielikku kindlust pea kunagi. Kujuta ette, et saadad sõbrale sõnumi. Tund möödub, vastust ei tule. Sinu aju hakkab tööle. Äkki ta on pahane. Äkki ütlesin midagi valesti. Äkki ta ei taha enam suhelda. Tegelikkuses võib sõber lihtsalt magada, olla trennis või on lihtsalt telefonist eemal. Probleem on selles, et kui meil ei ole piisavalt infot, täidab aju need lüngad ise ja enamasti mitte kõige paremal viisil. Mida rohkem me mõtleme, seda rohkem võimalikke stsenaariume aju toodab. Ja seda ärevamaks me muutume ning nagu eelnevas videos juba rääkisime, ärevus on tunne, mis tekib siis, kui meie aju ennustab võimalikke ohte või probleeme tulevikus. Noorukeas ehk siis vanuses 10–19 on ülemõtlemine eriti tavaline. Üks põhjus on see, et selles vanuses kujuneb välja identiteet. Me püüame aru saada, kes me oleme, kuidas teised meid näevad ja kuhu me üldse kuulume. Seetõttu muutub teiste arvamus väga oluliseks. Paljud noored mõtlevad üle just selliseid asju. Kas ma sobin siia gruppi? Mida teised minust arvavad? Kas ma olen piisavalt hea ja kas ma ütlesin midagi valesti? Kui me vaatame erinevaid uuringuid, siis inimesed kipuvad tugevalt üle hindama seda, kui paljud teised neid märkavad. Tegelikkuses mõtlevad enamik inimesi palju rohkem just iseenda peale kui sinu tegemistele. Kui sa ei ole kindel, kas tegemist on kasuliku mõtlemise või siis ülemõtlemisega, küsi endalt 3 küsimust. Kas ma olen sellele juba mitu korda mõelnud? Kas ma jõuan iga kord sama järeldusteni? Ja kas see mõtlemine aitab mul midagi päriselt teha? Kui vastused on jah ja ei, siis on üsna võimalik, et oled sattunud ülemõtlemise lõksu. Kui sellest videost üks mõte meelde jätta, siis see võiks olla järgmine. Ülemõtlemine ei ole sama, mis probleemide lahendamine. Väga sageli on see aju katse saavutada kindlust olukorras, kus täielikku kindlust ei ole võimalik saada. Aju püüab meid lihtsalt kaitsta.
kui mõnikord teeb ta seda natuke liiga agaralt. Ja sellepärast tasub meeles pidada. Mõtted ei ole faktid ning kõik mõtted, mis pähe tulevad, ei vasta tegelikkusele. Aitäh, et vaatasid. Kui see video pani sind korrakski enda mõtteid teise nurga alt vaatama, siis on ta oma eesmärgi täitnud. Vaimse tervise ja psühholoogia teemadel rääkimine ei muuda meie probleeme üleöö väiksemaks, kuid see aitab meil ennast paremini mõista ja mõnikord on just see esimene samm muutuste suunas. Loodan, et said siit vähemalt ühe mõtte, mis aitab sul ennast või kedagi enda ümber natukene paremini mõista. Hoolitse enda eest, ole enda vastu kannatlik ning kohtume juba järgmises videos.